Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Minu nimi on Armin Pajula ja ma olen selle vestlussaate võõrustaja. Mind väga köidavad inimeste lood ja elu väljakutsetega toimetulemise telgitagused. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende oskused ja kingitused just õigete inimeste ning abivajajateni jõuaks. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussaare eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on ettevõtte Kaaro Wood asutaja. Ta on SEO teadlikkusega kodulehe ehitaja, kes aitab mikro- ja väikeettevõttel luua kodulehti, mis mitte ainult ei näe head välja, vaid on leitavad ka otsingumootorites. Tema fookuses on tehniline SEO, mida ta integreerib juba lehe loomise faasis. Tema lähenemine on praktiline ja partnerlusel põhinev. Ta aitab klientidel aru saada, mida ja miks on vaja teha, et Google neid üles leiaks. Mis viis meie tänase külalise kodulehtede tegemise juurde ja miks valis ta oma erialaks just SEO? Ning muidugi, mis üldse on SEO ja mis rolli see lehe nähtavaks tegemise juures mängib? Nendele ja paljudele teistelegi küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse WordPress kodulehe ekspert ja SEO spetsialist Meelis Udras. Tere! Rõõm siin olla. Et väga hea sissejuhatus, jah. Minu traditsiooniline küsimus alati, esimene küsimus siin vestlussaates on kogu aeg see, et kuidas sa ennast praegu tunned? Ei tunnen imeliselt, et sellises formaadis nagu nii-öelda enese tutvustamine, ei ole mul täitsa esimene kord ja järjest nagu paremini ennast tunnen selles olukorras. Nagu sa ütlesid, ilm on imeline, päikesepaiste ja teemad, millest nagu rääkida tahan, on ka nagu, ma arvan, inspireerivad ja sellepärast on mul hea tunne. Kui palju sa tegelikult endast konkreetselt rääkinud oled, et sa räägid enamasti, kui sind kutsutakse kuskile rääkima, mida sa teed, sa räägid ju kodulehtede ehitusest ja SEO-st aga täna me sukeldume tegelikult sellesse, kes on see Meelis? Et kes on see väike Meelis, kes siin minu sees on? Ütleme niimoodi, et teatud ringkondades ma räägin, et olen erinevates coachingu gruppides, tahes-tahtmata seal tuleb endast rääkida. Ega see Eesti inimesel endast rääkimine, eriti meesterahval nagu kõige primaarne ei ole nagu, et sellega tuleb harjuda. Aga see ongi tegelikult minu loomulik arenguprotsess, et kui sa tegeled enese teadvustamise, enese arenguga, siis tahes-tahtmata pead sa nendest rääkima. Vastuseks lihtsalt väga palju ei räägin teatud gruppides seltskonnas. Aga see ongi, miks on meil see vestlussaade ka, ongi see, et inimesed tegelikult enamasti ei osta mitte toodet ja teenust, vaid ostavad seda inimest, kes seda toodet teenust pakub, sest et on nii palju sama toote teenuse pakkujaid, on ju, aga miks me valime just selle ühe inimese, sest et meil on mingisugune klapp sellega. Ja see ongi see, et vaatame täna, kes on see Meelis seal, kes elab uhkes majas, kus bassein on taustal ja jah, kohe köetud, et nii kui see läbi saab, nii et lähen teile värskendava supluse. Mis sind üldse motiveeris tulema siia vestlussaatesse? Mind motiveeris see, et pigem ongi see rääkida endast, miks ma seda teen, kellele ma seda teen ja ka nii-öelda siis harida neid kuulajaid, kes mind kuulavad ja tahavad rohkem teada sellest kodulehest ja SEO-st ja minust. Et olen ka ju eelnevalt teinud siin veebiseminare tasuta, kus ma siis räägin inimestele enda tegemistest ja nii-öelda harin neid. Ja see on jälle üks koht, kus siis suhelda nagu inimestega, võib-olla
inimene praegult kuulab ja tal on mingisugune küsimus, probleem seoses kodulehega, siis saab siit kohe vastuseid ja tegelikult see ongi nagu eesmärk, et aidata inimestel leida probleemidele lahendused. Ja siit ongi üleskutse, kes iganes meid vaatamas on, siis kui sul on küsimusi konkreetselt midagi kodulehega, just selle nähtavusega, mitte ma ei tea, kodulehe, mis iganes kõik muud on, aga mis on just seotud kodulehe SEO-ga ehk siis selle otsingumootori optimeerimisega Just, eesti keelde tõlgituna siis. jah, Aga lähme, search engine optimization. jah, just. Ehk siis lähme siit sinu teekonnale. Sa rääkisid, et sa oled siin erinevates coaching gruppides, et me oleme siin suhelnud ka väljaspool seda, mis me praegu teeme, on ju. Ma tean, et sa tegeled ka enesearenguga. Mismoodi sinu enesearengu teekond üldse alguse sai? Kas see oli selline lihtsalt huvi või oli see, et elu surus su mingi hetk nagu põlvili, tõmbas vaiba alt ära või mis iganes see oli ja siis sa otsisid nagu väljapääsu või lahendust, et kuidas sinul see alguse sai? Jah, see elu selles suhtes mängis need asjad kätte küll, jah. Et alguse saigi see, et tekkis nagu selline sisemine rahutus. Et kuna ma olen pikalt olnud seotud mööblitööstusega, kus ma töötasin 25 aastat, siis teatud hetkel tuli nagu lagi ette ja mõte, et mis nüüd edasi saab, on ju. Et sa lasid nagu orav rattas, asjad olid tehtud, töö oli okei, aga mingi rahutus oli hinges. Et kas see ongi nüüd see, mida ma jään elu lõpuni tegema. Olengi siin laua taga, teen mingisuguseid saekavasid ja see jääbki minu eluks niimoodi, et iga palgapäev on sul kindel summa nii-öelda arve peal ja et kas sellist elu tahangi elada. Ja siis oli vastus, et tegelikult ei taha, on ju. Ja siis, kuidas seda nagu probleemi lahendada? Ka väga ei osanud, on ju, et mõtlesin, et tuleb võib-olla veel rohkem tööd teha ja veel rohkem vaeva näha, et Tammsaare ka ütles niimoodi, aga ainult tekkis nagu vastupidine efekt, et ei tulnud seda, jah, seda õnne ja rikkust. Tuli selline, kuidas ma ütlen, mitte trots, aga selline nagu endasse tõmbumine ja selline negatiivne nagu minapilt või. Ja mingi hetk sai ikkagi selles suhtes arusaamine, et nüüd tuleb muuta. Ja siis muidugi, eks suurte muutuste taga ole ju meestel naised. Vähemalt minul oli ja siis naine tutvustas mulle sellist inimest nagu Karmo Kivi ja tema coaching ut. Ja kõigepealt tegime ühe vestluse, sealt sain juba nagu sellise, tegelikult ka mul on kõik need probleemid, mida tema kirjeldab, on täitsa olemas, on ju, aga neil on väga lihtsad lahendused, on ju. Lihtsalt tuleb tegutsema hakata, et kas sa teed ise või tuleb minu coaching usse. Ma aasta veel proovisin nagu ise kuidagi välja rabelda sellest olukorrast. Ootasin nagu, et keegi tuleb ja tegeleb minuga. Tegelikult ei tule ju. Et sa pead ise tegelema iseendaga. Ja siis aasta läks mööda ja siis ma liitusin Karmo Kivi coaching uga. Ja sealt hakkas minu nii-öelda paranemine pihta. Et see on lühidalt selline, et siis sisemine rahutus, et ma ei taha seda tööd elu lõpuni teha. Kuigi ta ei olnud mulle vastumeelne, ma oskasin seda, ma olin väga hea spetsialist, aga töötad suures ettevõttes, siis mingis mõttes oled sa seal nagu väike mutrike. Jep, nii ta on, jah. Ja millal see oli umbes, millal sul see taipamine tuli, et tegelikult ma ütlen, see taipamine tuli, ütleme, esimene taipamine 3 aastat tagasi, aga reaalsed sammud astusin 1,5 aastat tagasi. Ehk siis suht värske tegelikult. Ja suht värske, et ega see protsess kestab veelgi, et minu potentsiaal ja minu nii-öelda sisemine mina ei ole ammugi nagu avastatud, et siin on veel avastamisrõõmu. Äge.
aga mis sellise lühikese aja jooksul juba sinu elus on muutunud? Võtaks nagu 2 asja, et esiteks, mis on sinu sees muutunud, kuidas sa tajud elu ja ennast ja maailma ja kas välismaailmas tajud ka mingisuguseid muutuseid peale seda, kui sa hakkasid tegelema iseendaga? Ja, et siin nagu 2 asja võtta no, ongi keeruline, et tegelikult neid muutusi oli palju. No too välja mingid sinu jaoks, mis sa täna vaatad, on sellised suuremad muutused võrreldes sellega, Suurem mis muutus on see, et ma üldse hakkasin selle enesearenguga tegelema, et inimestel on sellised asjad nagu paradigmad. Mis asjad need on? Mul on tõrna aimugi, et tegelikult need on need, mis juhivad meie nii-öelda harjumusi. Siis paradigmade muutmine oli üks suurimaid väljakutse ja tegelikult ma ütlen 2 asja on siis, et muidugi need omavahel seotud palgatöölt ära tulemisega ja ainult oma ettevõtte nii-öelda siis tegemistele pühendumine. Aga see sisemine areng nagu, et minapilt näiteks, mis on sinu eesmärk, kõik see kokku nagu terve minapildi nagu arusaamine sellest ja oma paradigmade muutmine ja läbi selle siis ka lõpuks palgatöölt ära tulemine. Need on suurimad muutused. Äge. Ja mis vabaduse tunne siis on, kui palgatöölt oled ära tulnud? Eks seal on kindlasti ka omad hirmud mingisugused, on ju? Jaa, absoluutselt, et öeldakse, et hea on ära tulla palgatöölt, kui sul on nagu puhver ees 3 kuud, on ju. Ütleme ausalt, et mul ei olnud puhvrit ees isegi 3 nädalat. Et põhimõtteliselt saingi nagu oma viimase palga ja järgmine kuu pidin juba hakkama uue ettevõtte varadest nagu maksma oma nii-öelda arveid. Et jah, see hirm oli, aga läbi tänu selle nii-öelda coachingule ja läbi oma eneseteadlikkuse, mis on teadnud, ma saan hakkama. See eneseusk on tõusnud. Et kui sul tuleb puudu iseenese usust, siis laena teiste usku sinusse. Ja see ka tegelikult aitas, et tegelikult mul oli selline hea keskkond ümber, kus ma olin. Ja see tegutsemine ikkagi, et see on nagu edu võti. Sa võid ju vaadata lõpmatusi neid igasuguseid webinari, seminare, käia coachingul ühel või teisel. Aga kui sa neid teadmisi ei rakenda, siis midagi suurt ei juhtu. Mina hakkasin rakendama neid. Ja ma teadsin, et mul ei olnud plaan B-d. Mul oli ainult plaan A. Et siit tuleb edasi minna, tuleb oma ettevõtte nii toimima saama, et need rahavood on olemas. Et miks ma seda tegin, oligi see, et tegelikult, kuidas ma ütlen, mitte nagu raha pärast, vaid see, et see hakkas mulle meeldima ja ma saan seda nagu edasi pakkuda oma siis klientidele või koostööpartneritele. Ja läbi selle aitavad nad mul oma eesmärgid saavutada. Nii et see enesareng ja palgatöölt ära tulemine. Okei. Sa ütlesid hästi huvitava lause, et kui sul omal jääb eneseusust puudu, siis laena teiste usku sinusse. Ja tavaliselt meil ongi see, et teised usuvad meisse rohkem kui meie, aga see sõltub ka keskkonnast ja mõnikord on jälle vastupidi, et eneseusk on just kõrge, aga see keskkond, mingisugune ema, isa, mis iganes, kes on seal vanas paradigmas kinni ja siis nemad tõmbavad tagasi, et ei, sa pead ikka tööl käima, sest ainult niimoodi saab elada. Need on need programmid, mis jooksevad. Aga ma saan aru, sul tegelikult enne, kui sa palgatöölt ära tulid, sa juba lõid oma ettevõtet paralleelselt enne seda? Ja ma tegin nii palgatööd, kui juba alustasin nii-öelda siis nende kodulehtede loomisega. Ütleme, coachingusse astudes juba 3 kuud hiljem ma lõin kodulehti esimesi. Ütleme 4 kuud hiljem, jah. Et see oligi see, et sain kohe coachingust aru, et mida ma teha tahan, mis mulle meeldib. Siis ongi, võtsid endale juhendaja. Et kui sa ise ei oska, siis võtad juhendaja. Ilmselge. Õppisin tema käe all ära ja hakkasin siis kodulehti tegema. Aga seal tekkiski selline konflikt, et ega vaba hetke ei olnudki. Et siis kui palgatööl üritasid ka nii-öelda seda siis oma ettevõtte töid teha ja kui olid kodus, siis mõtlesid palgatöö peale, et kogu aeg oli selline miks nagu, et
et ma sain aru, et ega selline elu väga pikalt kesta ei saa, et ma pean mingi hetk tegema valiku, et üks Ja. hakkas segama teist juba ja vastupidi. et Väga, ta oli keeruline, jah. ja see on nii huvitav, et sul segas ka vastupidi, on ju, et mitte ei olnud see, et ainult palgatöö segas seda oma ettevõtlust, vaid ka ettevõtlus, kui sa kodus toimetasid, siis palgatöö nagu noh, vastupidi, on ju. Või siis, et tööl olles mõtlesid sa kodustele asjadele ja kodus olles mõtlesid tööasjadele, et hästi huvitavalt. Ja see näitab tegelikult seda, et noh, ma hoolisin mõlemast tööst, on ju, et ega ma nii-öelda mööbli nii-öelda pool on ikkagi hingelähedane, ega see kuskil kadunud ei ole. Lihtsalt on see, et jah, sa nagu hoolid liiga palju ja sa mõtled nagu teiste peale, mitte nagu iseenda peale, et mingi hetk tuleb see valik teha, et ma lähtun iseenda vajadustest. See on nii oluline, see on nii oluline. Kuidas sa võtaksid kokku, sest ma arvan, et paljud vaatajad tegelikult ei tea, mis asi on paradigma, on ju, et esimest korda kuulevad. Kuidas sina oma sõnadega paari lausega võtaksid selle kokku? No siis saab ise kahe sõnaga võtta, harjumuste kogum. Et paradigmad ongi need tegelikult harjumised, mis on sul igapäevaselt. Sinu paradigma on juua kohvi kell 12, kell 3, kell 6. Sinu paradigma on vaadata iga õhtu AK-d. Sinu paradigma on, et iga sauna kõrvale käib 3 õlut vähemalt. Sinu paradigma on, et ongi, et teiste tagarääkimine, halbade uudiste nagu edastamine, need kõik kokku, see on harjumuste kogum ja need on kinnistunud sinu nii-öelda alateadvusse nii kõvasti, et neid muuta või lahti saada vajab väga suurt enesedistsipliini. Ma ise nimetan neid nagu alateadlikeks programmideks, mis me oleme omandanud just läbi korduste, et mingid kordused või siis mingi sündmus elus. Teinekord lihtsalt üks sündmus, tekitab kohe mingisuguse käitumismustri sisse, mis juhibki siis kogu ülejäänud elu. Ma tahan ühe huvitava mõtte siia tuua sellest nagu enesearengust ja eneseusk ja paradigmad ja kuskil oli see enesevalimine ka, on ju, et enesearengus räägitakse hästi palju enesearmastamisest, on nii? Ja siis on sihuke hästi lahe küsimus tegelikult, et meile öeldakse kogu aeg, et armasta ennast, aga keegi pole küsinud 2 väga olulist küsimust selle juures. Enamasti ei küsi, ma arvan, 99% coach idest ka ei küsi seda küsimust. Mis on tegelikult üldse armastus? Sest kui sa ei tea, mis asi päriselt armastus on, kuidas sa saad armastada midagi? Ja teine küsimus on see, et kes see sina tegelikult on? Sest kui sa ei tea, kes see sina on, siis kuidas sa seda sina armastad, ehk siis 2 nagu nüanssi. Kui sa ei tea täpselt, mis need on, siis kuidas ma saan üldse ennast armastada, kui ma ei tea, kes ma olen ja mis asi üldse armastus on? Ja siis tekibki see paradoks nagu, et inimesed armastavad ennast, aga tegelikult me ainult arvame. Nad ei tea, mis need tähendavad nagu. Jah. Minu jaoks on armastus on tunne tegelikult. Armastus abikaasad, armastus last. Tegelikult kui sa mõtled nende peale, sul läheb tunde. Kui ta on selline ülevoolav ja selline, siis ongi nagu armastus nagu minu jaoks nagu. Aga see mina, see on nagu tõsisem probleem. Nagu sa ütlesid, siis me ei tea jah, kes see mina on. Nii, aga kui ma küsin siia nüüd sellise huvitava küsimuse, et see on tunne sinu sees, on ju, aga see tunne on tavaliselt väliste vastu, näiteks keegi väline ongi lapsed, elukaasne, loomad, on ju, siis tuleb see tunne sisse. Kuidas sa tekitad seda tunnet enda vastu? See on ka läbi korduste, mina ütlen. Lõpuks ongi see, et sa saad aru, kes see mina on. Mul on head küljed, mul on halvad küljed, et keskendun nendele headele külgedele ja mine kas või iga hommik peegli ette, harjuta sellist, et ma olen universum, ma olen küllus, ma olen rikkus. Hakka ennast nagu armastama läbi nende sammude korduste. Et see on see, mis lõpuks sind paneb ennast armastama. Okay. Et ega ainult lihtsalt paljalt
mõteldes sa nagu endas nagu võib-olla ei saa seda selgust, aga see pidev harjutamine, kirjuta näiteks, et kes ma olen, pane kirja, ära ainult mõtle. Ja teine variant, et lindista see ja enne magaminekut iga kord lase see endale ette mängida. Toimib. Mitte võib-olla esimesel õhtul, aga peale 30. õhtut juba toimib. Jah, vaat meil on igalühel on ju see armastusest oma nagu, ütleme, nägemus. Üks hästi huvitav definitsioon, mida ma olen nüüd hakanud jälgima ise, et armastus on see, mis vastab vajadusele. Tuleb nagu vastu vajadusele, et kui on mingi vajadus, siis ta tuleb hinnanguteta sellele vastu. Et kui keegi midagi vajab, et seal on jälle see, et sa ei müü ennast maha, on ju mingil määral. Ja parim viis ennast armastada tegelikult on see, hästi lühidalt räägin ära, kui me küsime, on ju, mina, kes see on, mul on see keha, seemingly body on ju, ehk siis paistab nagu mul on keha. Tegelikult on kõik energia, kui me läheme päris fundamentaalselt ja see võib-olla kõik on ju energia, aga me ei hakka sinna täna päris sisse minema, aga lihtsalt mul on justkui see keha, on ju, kuidas ma saan seda keha armastada näiteks ja kui ma mõtlen, mida keha kõige rohkem vajab, kas see on vesi? Kas see on toit? Kas see on seks? Kas see on peavari, mis on seal Maslowi hierarhias tavaliselt seal all? Mida tegelikult keha vajab? Pane kiljakott pähe ja tõmba kinni, vaata, kas sa püsid 5 minutit elus. Keha vajab õhku. On ju, ja parim viis armastada ongi pakkuda talle seda õhku ja nüüd, kui küsimus on see, et kui on olemas optimaalne toit, on olemas optimaalne jook, kas on olemas ka optimaalne viis hingamiseks, mida keha tunneb, et see on talle nagu kõige siuke huvitav mõte siia. Aga lähme sinu teekonna juurde tagasi. Mis on olnud siis selle, ütleme siis lühikese aja jooksul, samas see lühike aeg võib olla mõne jaoks nagu meeletult pikk, sest aastaga võib väga palju muutuda. Mis on olnud suurim väljakutse sinu jaoks selle perioodi jooksul? Tegelikult ongi enda nähtavaks tegemine. Kui ma mõtlen ärilises mõttes, et siis enda nähtavuse tõstmine on suurem väljakutse, sest neid minu valdkonnas tegijaid on palju, et võtta siin internet lahti, mine vaata, et igal pool vaatab sulle vastu keegi, kes teeb kodulehti, et aga jah, see nähtavuse tegemine ja sellest arusaamine lõpuks, et ei ole meeleheitlikult vaja otsida klienti või las klient tuleb sinu juurde. Sellest arusaamine nagu. Ja seal on omad nagu tegevused, kuidas seda teha. Et see on jah, kõige suurem väljakutse on nähtavuse tõstmine. See on käib selliste väikeste sammudega ja see on kõik saavutatav. Aga kui ma vaatan nüüd tagasi, et siis kui suure hurraaga ma alustasin, on ju, et nüüd on järjekord ukse taga. Ütleme niimoodi, eks see alguses oli ka, et alguses lõiki hinnaga, aga siis, kui sa said aru, et kuule, et kui ma selle hinnaga teen, siis mu kuuteenistus on 600 €. On ju. Et see päris niimoodi ei käi, et kui sa hakkad nagu Exceli peal nagu neid asju lahti võtma, siis avastad suht kiiresti, et selle hinnaga ei mängi kuidagi välja. Aga jah, nähtavuse tõstmine ja siis ja teiseks ma ütlen oma nagu väärtuse hindamine või teadvustamine. Et me oleme palju rohkemad väärt, kui me tegelikult julgeme mingitel hetkel küsida nagu. Ja sellest nagu arusaamine, et kuidas mina küsin, sellist hinda, issand jumal, ma olin Võrus siin maapoiss. Kuidas ma küsin, on ju, mind eluaeg on niimoodi nagu võib-olla õpetatud, kasvatatud, et. Ja, et ma hakkasingi küsima nagu teist poolt ka sellel küsimusel, et see esimene oli nagu väline, on ju, et see väljakutse või siis ettevõttega seotud ja teine oli ka enesearengu koha pealt. Just ongi see enese väärtustamine päriselt. Teised näevad meie väärtust, aga kas me ise ka seda nagu näeme? Just. Oskame hinnata ja tavaliselt ongi see, need oskused, millest me kunagi raha küsida ei taha, mis tuleb meil nii loomulikult, need on just, mille eest me peaksime kõige rohkem raha küsima, sest need ongi meie kingitused. Need ongi meie tugevused, on ju. Ja. Aga paraku on jah, see nagu, jälle see on ka üks paradigma, on ju, et see ei väärtusta ennast, sa oled kogu aeg hoidnud sellisel tasemel, et kes olen mina, on ju.
et jah. selle Aga lähme lõppemine on natukene ikka töö. sellesse sinu tegemistest siis rohkem sisse. Kõigepealt selline küsimus, et miks sa üldse valisid kodulehtede tegemise, miks nagu see just sind kõnetab ja miks SEO ehk siis kaheosaline küsimus? Ja, et kui ma alustasin seda coaching ut, siis oligi meil nagu üks ülesanne, et esimene põhimõtteliselt peatükk oli otsus, on ju, et otsusta ära, mis sa tahad teha elus. No ja, aga siis tulebki hakata ju kirja panema, et mida sa oma elus teha tahad. Ja seda aitas tegelikult teha seda, et panin kirja, mida ma ei taha teha. Ja siis nagu ikka head asjad tulevad välja saunalaval, et koos abikaasaga arutades siis, et kuna abikaasa hakkas pakkuma virtuaalassistendi teenust ja seal grupis, kus ta on, et siis keegi küsis, et nagu, kas sa kodulehti ka teed, on ju, et WordPressi baasil. Siis seal saunalava peal arutades mõtlesin, hea mõte kodulehti teha, on ju, et tänapäeval on ju, ei ole vaja koodi kirjutada, et kodulehti teha. Et olemas sellised lahtised platvormid nagu WordPress, et millega saab siis edukalt nagu põhimõtteliselt iga inimene hakkama, kui ta vähegi tahab. Ja sealt saunalava pealt kooruski lahti see, et hakkasin uurima, mis see WordPress on, kuidas seda õpetab, kuidas seda nagu õppida on, kes seda õpetab. Ja mõtlesin, jumal äge ju, et ma saan seda teha kodukontorist, ma saan seda teha ükskõik, kus nagu, kus on vähegi internet. Et see tundus mulle väga äge, et ma olen eluaeg tegelikult harjunud midagi ehitama. Et kui ma varem ehitasin oma kätega siin mööblit, siis nüüd ma ehitan nagu funktsionaalseid kodulehti. Ja sealt nagu edasi minnes avastasin, et üks selline osa sellest kodulehest on SEO. Et mul oli väga hea õpetaja, Rain Eendra, kes siis nagu rääkis mulle lahti, et mis asi see SEO on ja kui tähtis see on. Ja kui ma hakkasin vaatama nagu teisi kodulehti, et siis ma vaatasin, seal tihtipeale puudub see SEO. Et see on elementaarne asi, millega sa saad nagu Google'i ütelda, et sinu koduleht tõuseks nagu esilehele. Et see on väga lihtsad asjad. Et neid nagu, mulle meeldib asju teha süsteemselt. See on nagu maja ehitamine, et kõigepealt sa ehitad ju vundamendi. Mina ütlen, et see SEO ongi selle maja vundament. Ja siis sa ehitad selle raamistiku sinna peale, mis on nagu ülejäänud koduleht. Ja kui see vundament on hästi tehtud, no siis see koduleht nagu maja püsib ka sulle aastakümned, aastasadu. Et ja selles suhtes SEO on mõõdetav. Mulle meeldib kõik, mis on mõõdetav. Et sa saad hinnata neid parameetrid, mida siis erinevad tööriistad nagu välja annavad. Ja kui sa saad nagu mõõta, siis sa saad ka nagu kliendile seda serveerida. See ei ole nagu mingite kohvipaksu pealt ennustamine, et mis juhtuma hakkab. Sul on konkreetsed näidikud, mida sa saad vaadata. Ja see on selles suhtes äge ju. Sa alustad nullist, on ju, su koduleht on seal, pole olemaski, on ju. Ja siis 6 kuu pärast vaatad, märksõnaga väike majad, minu tehtud koduleht on 6. kohal, on ju. Väga hea tunne on nagu. Ja sellepärast see ongi see, miks ma teen seda, et kõik muidugi ei jõua siin esilehele, et siin on ka palju nüansse, võib-olla millest hiljem räägime, et mis asjad need põhilised asjad on. Aga jah, lühidalt kokkuvõttes, et SEO on kodulehe vundament. Ja mulle meeldib asja korralikult ehitada. Kas seal on selle SEO koha pealt mängib ka rolli sinu pool selline väike hasart, nagu kui heaks on võimalik see teha ja kui kõrge ta Google'ist nagu tuleb, et ongi selline väike nagu võistlusmoment juures, et kui heaks ma olen võimeline selle lehe muutma, et kui kõrgele ma suudan ta ränkida seal Google'i otsingus? Ja ikka hasart on, et kui sa hakkad seda tegema, siis tegelikult selle WordPressi sees on olemas siis teatud programmid, mille kaudu sa saad neid teha, on ju, ja siis on seal Yoast ja RankMath on põhilised. Ja siis on seal nagu sellised numbrilised väärtused, et kui sa mingid asjad seal ära teed, siis see numbriline väärtus nagu tõuseb, on ju, siis on hea nagu näha, et üle 80 läheb sul roheliseks juba, et on ju 90 on veel parem. Et ikka tekib see hasart. Aga teinekord on keerulisem selle koha pealt, kui sa võtad mingi võõra kodulehe üle, kus ei ole eelnevalt tegeletud märksõnadega. Et
ja sisud ei vasta selle märksõnale, siis see on keerulisem, et see tekitab sellist ka hasarti, et kuidas ma nüüd saan, siis ta on niimoodi, et ta oleks ikkagi 6 kuu pärast esilehel, et seal on jah, palju muutmist, aga ei saa, hasart on olemas, et see on äge, noh, et võtad kodulehe lahti, vaatad, sul metad kõik klapivad, kõik on rohelised ja koduleht on esilehel. hasart ikka on hea. Sa tõid sellise mõtte siia, et SEO on nagu maja vundament, on ju, et ilma vundamendita maja kukub kokku mingi aeg. See on nagu väga hea analoog, aga samas mul tekkis veel see, et seal on midagi veel isegi, sest et see on põhimõtteliselt see, et kui sul ei ole SEO-d, sa võid ju kodulehe valmis ehitada, võib ka püsida sul seal 10 aastat, sa võid seal mida iganes teha, aga inimesed ei jõua sinna. Et see ongi see, et SEO-ga sa võid teha maailma parima kodulehe põhimõtteliselt, ehitada nagu kõik mingi asjad seal niimoodi. Aga kui SEO ei toimi, siis keegi ei näe su lehte lihtsalt. Jah, ma olen ka näinud selliseid lehti, mis on nagu, ma ei tea, 15 aastat olnud esilehel ja neil ei ole SEO-st midagi, on ju. See on mingitel hetkedel on ära nii-öelda tabatud see õige nagu sisu seal kodulehe peal. Google on seda indekseerinud, inimesed on hakanud seal käima ja ta on püsinud seal, on ju. Et seal on see, et ära kratsi sealt, kus sa sügeled. Kui ta on esilehel peal ja tal ei ole SEO-d midagi tehtud, siis no, las ta olla, on ju, et kui sa lehte uuendadki, siis nagu ei keera seal midagi väga tuksi tohi keerata. Aga jah, et sa võid jah, teha valmis väga ägeda kodulehe, kõik töötab, kõik vormid, ilus sisu. Aga kui ta ei ole jah, Google'i esilehe peal, siis Google'i arvates on ta nagu, olekski nagu olemas. Öeldakse meie ringkonnas, et kuhu on kõige parem peita laipa, on ju. See on siis Google'i teisel lehele. Keegi seal väga ei käi peale minu. Et ma ikka vahepeal scrollin seal, et vaatan, kui kaugel minu lehed on. Aga sellest oleneb küll, jah. Et sealt tekibki nüüd järgmine aspekt. Ma teen selle ilusa asja valmis, aga nüüd on vaja turundus sinna taha panna. Ehk see tähendab seda, et sa pead hakkama oma lehte kellelegi ja kuskil tutvustama. Kuule, ma tegelen sellise asjaga. Ma ei tea, ma koon kindaid, on ju. Aga kui sa nagu muu maailmale ei ütle, et sa kood kindaid, ega siis Google ükskord jõuab sinu leheni, siis see on hästi, aga sa pead hakkama turundama. See on nagu üks osa tegelikult sellest SEO-st, mida ma siis kuu lõpus ka teen eraldi vebiseminari, kus ma räägin, et kust lõpeb SEO, kust hakkab turundus. Et kas seal üldse on vahet. Tihtipeale me unustame selle ära. Meil on koduleht valmis. Nüüd ma ei pea midagi tegema. Nüüd on kõik tehtud, on ju. Tegelikult nagu põhitöö hakkabki pihta. Tuleme selle juurde tagasi. Ma küsiks enne ühe küsimuse, sest et ma tahaks küsida selle koha pealt veel midagi juurde. Jaa, küsi. Aga selle juurde on ju, et miks sa valisid kodulehte teha ja nii edasi. Ma tahaks küsida veel, et mis on veel see sügav, miks seal taga, miks seda nagu teenusena pakkuda, et mis sind täna tegelikult käima tõmbab ja särama paneb? Käima tõmbab särama paneb, et ma saan nagu klienti aidata nagu, et tuleb välja nagu ideega, tuleb kodulehte, tegelikult kogu see protsess, mis seal nagu juures on, enne kui me hakkame tegema, on ka nagu selline nii-öelda pikem. Ja teine asi on, et ma saan automatiseerida palju asju. Et see on ka nagu, mis on nagu äge, et sa saad nagu aidata tehnoloogial siis teha oma eest need tööd ära nagu. Et minu eest on see jumala äge ja see kodulehe tegemine, seal väga palju asju automatiseerida. Muidugi inimlik faktor jääb alati nagu juurde, kes seda nagu kõike kontrollib. Aga see on see jälle, kui ma saan jälle mingisuguse protsessi nagu ära automatiseerida. Et see on ka nagu äge. Aga see põhiline ikkagi on see kliendi ideede nagu teostamine siis läbi kodulehe. Et kui ma ise ka lõpus olen nagu väga rahul selle kodulehega, klient on väga rahul, see ongi nagu mulle kõige suurem nagu palsam. Mul tuli üks äge küsimus, mõte siia, ma jäin kuulama sind edasi, mul läks see mõte kuskil lappasse, vaata, kas ma saan selle kätte.
Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda ka seda, et sa kingid inimestele kõige kallimat vara, aega, automatiseerides kodulehel, muidu inimene peab käsitsi kõike nagu toimetama, tegema, on ju, ütleme mingi kliendihaldus või mis iganes see seal on ju kodulehel. Et kui sa teed automaatsüsteemid, siis see ju kingib inimene seda, mida me kõik tegelikult tahame, seda aega, et teha seda, mis meile päriselt meeldib. ja noh, see puudutab eriti nagu meiliturundust, et väga palju asju saab automatiseerida. Ja seda pakume ka nagu nii-öelda oma teenusena. Et ja absoluutselt ja see ka, et mina olen nagu agentur, mina ei kao ära, ma ei ole üliõpilane, kes teeb kodulehe valmis, siis võtab seljakoti selga ja läheb sinna aastaks Austraaliasse, on ju. Ja siis tulevad kliendid, tead, mul keegi tegi, aga ma ei tea, mis seal toimub, et midagi väga ei toimu, et oleks vaja hooldust ja sellist asja, et ei tea, kus see inimene üldse on, et noh, minu võib julgelt olla, et mina olen olemas ja minu peale võib loota. Väga äge. Nüüd tulles selle sama SEO ja turunduse juurde, et mingi mõte mul jooksis siit, et kas ma sain õigesti aru, et kui sa teed, on ju, uue kodulehe, sa seadistad SEO, siis seda SEO ta mingil määral hakkab nagu Google lugema siis, kui hakkab ka traffic nii-öelda liiklus tulema kodulehele ja selle sa pead tegelikult mingil määral ise looma käsitsi, et inimesed hakkaks käima, siis hakkab ta ka Google'is esile tulema. Sain ma nagu selles suhtes õigesti aru? Põhimõtteliselt küll jah, see loetakse siis klikkide arvu, et noh, see ongi see, et sa pead nagu kõigepealt selgeks tegema, kui sa oma teenuse või tootega siia turule tuled, et millist probleemi sa inimestel lahendad, milliste sõnadega inimesed nagu otsivad sinu probleemile lahendust nagu, mis on need märksõnad näiteks, et noh, ongi nagu võtsin kinnaste kudumine näiteks, et kui sa teed, sa tahad hakata kindaid pakkuma, on ju, siis millised kindad, villased kindad, sõrmikud, lapikud, sa teed täpse märksõna uuringu. Ja näiteks, kui inimesed otsivad seda sõna 800 korda kuus, on ju, ja kui sul on Google'i silmis leht optimeeritud, sul on pealkirjad, sul on sisutekstid, sul on URL, sul on piltidel alttekstid. Korraks, mis asi on URL, sest paljud võib-olla isegi ei tea, kes ei tea. URL on see samune aadress siis nii-öelda, sinu kodulehe aadress. See on siis brauseri riba, on ju? Brauseri riba jah, mis seal on, et ja kui seal sisaldab märksõna, noh, see on Google'ile esimene indikaator, et kuule, siin räägitakse kinnastest, on ju. Oi, näed, siin on pealkiri on ka selle, sest ega aru tuleb saada, et Google loeb kodulehte teistmoodi, kui meie näeme seda. Ehk siis kiire nipp võib-olla oleks see, et kui keegi peab mingisugustki blogi, siis seal on ju võimalik seadistada, et ta näitab sul postitust kuupäevana ja mingi numbrina või selle blogi postituse pealkirjana, see sama aadressribal. Seal on võimalik seadistada see, et mismoodi ta seadistab. Ehk siis esimene asi, mida teha, on see, et kindlasti ta võtaks siis selle postituse pealkirja, paneks tegelikult URL-i, on ju? Ja, noh, seal ongi see, et võib-olla ei pea nagu kogu seda URL-i, pealkirja URL-iks kasutama, et piisab sellest märksõnast, on ju, mis sul on seal, et ja absoluutselt see blogi on ka üks kõige nagu turvalisemaid, aga selline kõige kindlamini, kuidas sa saad oma kodulehe peale liiklust. Sa teed blogipostituse sel teemal, mida inimesi huvitab. Ja kui Google näeb, et inimesed tulevad sinu kodulehe peale, järelikult on seal asjalik sisu ja ta hakkab seda järjest ülespoole upitama. Et jah, kuigi Google muudab siin reegleid, muudab algoritme, siis tuleb ka vahepeal sellega arvestada. Aga need muutused, iga muudatusega ei tasu nüüd hurraaga kaasa minna, vaid tuleb nagu analüüsida, et kas see puudutab nagu ka Eesti turgu. Et tihtipeale need muudatused puudutavad nagu suuremaid turge nagu USA, Kanada, Austraalia. Et kõik need muudatused ei puuduta nagu Eestit. Et Eesti on selles suhtes nagu lihtsam, aga samas ka keerulisem, kuna ta on väike. Et see on ka meie pluss ja see on ka meie miinus. Nii nagu ikka, igal asjal on ka mündil alati kaks külge, on ju. Mul oli veel üks küsimus tuli siit, vaatan, kas see tuleb tagasi kuskilt, kus ta mul läksin.
sellesama SEO-ga seoses. Issand, see läks kuskil täiesti ära, nii lahe. no võib-olla ma mainisin Meel tuli, no nii, meel tuli, et on sul praegu ka omal mingisugune juba, kuidas ma mõtlen, kuidas ma seda sõna küsimust vormistan, ehk siis mõni kliendi selline kogemus, kus oligi, sa võtsid lehe, võib-olla oli juba valmis leht näiteks, on ju, ja oli pikalt olnud ja siis sa tegid SEO ära, seadistasid ikka ära ja siis hakkas järsku traffic ka liikuma, et kas sa oled ka juba kogenud midagi sellist, kus sinu abil on siis külastatavus nagu üles läinud, on asjad tööle läinud? jah, üks koduleht oli, et tegime siin siis uue kodulehe, võtsime siis nii-öelda vanad need URL-id ja tegime sinna uue disaini, lõime uued sisud ja tõesti, ja lõime uued märksõnad. Ja tõesti on olemas üks näide, et kus ma võin seda siin jagada, et oli selline koduleht nagu Cube6. Et ja optimeerisin ta siis ühele märksõnale väikemajad, mida ta nagu pakub. Ja kui sa paned näiteks otsingusse, Google'i otsingusse väikemajad, siis see Cube6 peaks nagu esilehel välja tulema. Et ennem ta oli seal, issand, ma ei teagi, 20-30, kuskil sealkandis. Kas ma panin sulle privaatse sõnumi siin samas praegu, et pane sinna, siis ma saan panna ekraani peale kohe selle siia samma plaksti. Kus ma seda sõnumit nüüd näen? Private message siis kuskil peaks olema all, private chat, kui sul on, ei ole. Nii, chat on siin. Kirjuta sinna samma, siis ma saan panna selle kohe siia ülesse. Siis saavad inimesed ka vaadata seda. Nii. Midagi ei toimu siin. Ja kui ei saa, siis las ta siis jääb. Kas sa minu sõnumid nägid, kui ma kirjutasin sulle? Ei näinud. No siis las ta olla. Siis las ta olla. Siia, näen. Nii. Siis ta oli äkki niimoodi. Okei. Ma võtan selle kohe ja panin. Ma küsin sinu käest nagu järgmise küsimuse siit. Ehk siis lähme nüüd natukene sinu sihtrühma juurde, et kes tegelikult on sinu ideaalne sihtrühm või klient, et kellega sa tahaks nagu, ma küsin nagu nii, kellega sulle meeldiks nagu täiega koostööd teha? Mulle tegelikult meeldib mikro väikeettevõtja, et kes on seniajani tegutsenud kuskil Facebookis, Instagramis, TikTokis, ma ei tea, kus veel, ja soovib nagu nii-öelda siis ehitada maja nagu omale maale, et mis nagu koduleht tegelikult on. Lõpuks see kuulub sulle ju, kellele iganes see kuulub domeen, kuulub ka koduleht. Et need on minu ideaalsed kliendid. Ongi inimene, kes tahab siis jõuda järgmisele tasemele, et tahab kasvada ja koduleht on see ideaalne võimalus kasvada. See on ka sinu usaldusväärsuse tõstmine. Et paljud ju küsivad, et okei, millega sa tegeled? Kas sul koduleht on ju? Mis sa siis vastad? Ei, ma tegelen Facebookis, palju sa sellega nagu siis võidad oma nii-öelda siis usaldusväärsust või tellimusi, et kindlasti on mingisugused teenused, tooted, mis toimivad nii-öelda Facebookis ka väga hästi. Aga mina nendele ei keskendu, et inimesed, kes tahavad kasvada, mikro- ja väikeettevõtjad. Võib-olla üksikisikud, füüsilised ettevõtjad, et hea meelega. Mina näen, et neil on huvi kasvada ja minul on huvi ka samamoodi kasvada koos kliendiga, et see on vastastikune. Ja siin ma panen selle lingi ka siis siia, näed, Cube6.ee, tegelikult Kaire, sul elukaaslane pani sinna meile kommentaaridesse ka juba. Pani juba, jah? Facebookis kommentaarides on ka olemas. Et leiate sealt ka selle, et saate vaadata just Cube6.ee. Aga siia nüüd, mis on see täpselt see, mis sa siis, sest et sinu, ütleme, fookus on muidu SEO ja selle lehe nagu Google'i sõbralikuks tegemine, on ju, see on nagu see peamine. Aga samas sa aitad ka täitsa nullist üles ehitada lehe mingi punktini, on nii?
ja absoluutselt, muidugi. Ehk siis sinu juurde võikski tulla ka inimesed, kellel ei ole üldse nagu kodulehte, mitte midagi ei ole, tal on lihtsalt idee, tal on olemas see, et näiteks kas juba tooted, asjad on olemas ja nüüd ta tahaks oma teenustele mingisugust lehte. Ja siis ta saab sinu käest kogu selle, ehitad kõik üles, algust ka disaini ja kõik on see õige. Et disain kõik kuni siis selleni, et sa seadistad ta, optimeerid ära kiirused, Google otsingud. Kas sa aitad ka mingisugust turundusplaani kokku panna või läheb see juba kuskile? Ma olen aidanud, et kui inimesed on küsinud, et kas ma aitan Google Adsidega, siis mina otseselt Google Adsidega ei tegele, aga ma tean inimesi, kes tegelevad ja ma annan nagu kontaktid edasi. Ja alati, kui ma lehe üle annan, siis ma panen ka sellise väiksed nagu turundus nagu plaani, et mida peaks nüüd edasi tegema selle kodulehega. Seda just mõtlesingi. Et jah, ma panen alati selle nagu kaasa, et koduleht on nüüd valmis, aga nüüd peaks hakkama seda siis nii-öelda turundama. Ma hetkel ise veel otse turundust ei paku. Kuigi meil on nagu pikemas plaanis, aga lähiajal plaanis siis ikkagi panna täispakett. Ja mis sa veel välja tõid, et pakun hooldust. Et ka siis nii-öelda kellegi teise lehe hoolduse võtan üle. See hooldus on ka oluline sellepärast, et ega samamoodi hindab Google hästi nagu, kus hooldatud lehti, kui seal ei ole vigu nagu. Kui sa jätad lehe pikalt nii-öelda hooldamata, siis tekivad seal mingid errorid. Ega siis Google samamoodi saab aru sellest, et kui seal on mingid errorid ja tema on risk on seal mingi viirus saada, siis ta ka ei hakka seda nagu eespool positsioneerima. Et see hoolduse teema on ka üks väga tähtis ja tähtis on GDPR-i kinnipidamine ehk siis Euroopa Liidus kehtivad privaatsustingimused, et koduleht peab sellele vastama. Ehk siis privaatsustingimused, müügitingimused, küpsised, et kõik need ka nagu, kõik, mis seal nii-öelda siis back-endis toimub, ehk siis kodulehe nii-öelda taustal, et ja enamus inimesi võib-olla ei saagi aru praegu, mis oli GDPR, mis asja see on. Ja see ongi see, et me ehitame kodulehe üles ja me ei teagi tegelikult, mis seal olema peab otseselt. Me panime, mõtlesime, ma teen lihtsalt on ju menüü, panen pildid, asjad, tekstid ja kõik on tehtud. Aga tegelikult seal taga taustal, et ta ikkagi tuleks nähtavale ja oleks seaduse silmis ka nagu ilusti paigas, sest Google, nagu sa ütlesid, arvestab seda, et kui seaduslikult see leht on tehtud, on ju, vastab kõikidele nõuetele. Et see on nii äge. Kas ma näeks viimase küsimus, me peame kokku võtma, sest 48 minutit on juba läinud ja see läheb nii kiiresti siin. Et kas sa jagad ka, kui sa oled inimesele kodulehe edasi üle andnud, kas sa jagad ka mingisugused sellised nipid, et kuidas inimene saab ise pärast jätkata, et kui ta teeb postitusi, teeb uusi lehti, mis iganes ta teeb selle kodulehega, et kuidas seda SEO-d hoida ikkagist kõrgel? No otseselt niimoodi ei ole, sellepärast, et ma teen küll nii-öelda siis koolituse, kuidas kodulehte ise nagu hallata või hooldada. See hõlmab siis varukoopiate tegemist, sisu muutmist ja piltide lisamist, mis iganes on ju. Ja kui sa tahad nüüd nagu näiteks blogi teha ja selle siis nagu SEO kõlbulikuks teha, siis loomulikult tegelikult ma aitan, on ju. Aga praegult väga palju seda nagu ei ole tellitud. Et inimesed võib-olla ikkagi veel ei saa aru nagu, mis see SEO on, kui tähtis ta on. Kui oluline see on, on ju. Tegelikult sa teed selle nagu, sa võid selle blogipostituse valmis teha, aga et ta nagu ilmuks sinna Google'isse nagu nähtavaks, selleks on ka vaja tegevusi teha. Tegelikult sa peaks minema Google Search konsooli ja seal talle seda lehte tutvustama, näiteks indekseerima. Et kui sa seda ei tee, siis Google jõuab võib-olla sinu postituseni indekseerimiseni alles 6 kuu pärast. Et aga sina ütled Google'ile, vaata, ma tegin jumala äge postituse labakinnastest, vaata, indekseeri nüüd see leht ära, on ju. Ja siis sa teed nagu selles suhtes teatud liigutused nii-öelda siis jälle uues terminis Google Search konsoolis, mis on väga hea nagu SEO tööriist, et analüüsida siis oma tegevusi, oma lehte. Et iga leht, mis mina teen, on seadistatud Google Search konsoolis ja Google Analyticus. Need on siis põhiliselt sellised
platvormid siis, kus sa saad jälgida, mis sinu kodulehega toimub tegelikult. Väga äge. Ehk siis siin on nüüd minu soovitus lihtsalt selle jutu põhjal, mis ma täna siit ise kuulsin, on see, et kui sa ei ole ise kodulehtega kokku puutunud, ei ole nagu seda köögi poolt õppinud konkreetselt, siis kogu selle aja ja vaeva, mis sa kasvõi kui sa ehitad ise näiteks kasvõi kodulehe ülesse, et sa sest et WordPressiga kodulehe ehitamine tegelikult ei ole üldse raske, igaüks võib sellega hakkama saada, on ju. Et ongi, ma tean, et ongi inimesi, kes okei, ma teen selle ise ära, siis minu soe soovitus on see, et sa võid selle ise valmis teha, aga et see nüüd ka tuleks nähtavale ja see siis kasuta professionaalide abi, et võta Meelisega ühendust ja ta aitab sul sellega nähtavaks teha. Muidu see koduleht lihtsalt seisab sul ja ta ei tee tööd, mis ta tegelikult võiks. Ja, tegelikult on olemas igasugused AI-d, kes aitavad sul nii-öelda selle kodulehe esmase versiooni valmis teha. Aga see ongi nagu selline esmane tööversioon, on ju, et tegelikult on seal paljud sellised köögi poolt, mis on vaja teha. Et ja seda nagu inimene väga tahab, loomulikult ma võin õpetada, näidata, et ei ole mingi raketiteadus. Et inimene on kosmosest käraga, et mis see siis koduleht nagu ära teha. Et loomulikult õpetan ja alati olen nagu valmis aitama. Ja. Mis oleks üks soovitus, kui inimene praegu tunneb, et okei, ma olen kodulehe juba näiteks ära teinud, on ju, mul on valmis, ma tahan sinna nüüd külalisi saada. Mis ta võiks ise teha? Mis oleks see võib-olla kõige lihtsam samm, mis sa saab teha, et see hakkaks rohkem tulema nähtaval Google'is? Kõigepealt nagu mõõda analüüsi, et mitmendal lehel peal sul see koduleht on ju. Ja vaata seda läbi kliendi pilgu, ehk sa pead esitama nagu, mina alati esitan kliendile 3 küsimust, on ju. Mis on su kodulehe eesmärk? Kes on sinu sihtgrupp? Ja mis probleemi sa lahendad? Et sa esita oma kodulehte vaadates need küsimused ja kas see koduleht siis vastab nendele tingimustele. Et kui ta ei vasta, siis suure tõenäosusega olen muidugi kodulehe eesmärgist või ülesehitust, aga suure tõenäosusega midagi seal väga Google'i silmis ei toimu. Okay. Et mis esmased asjad ongi tegelikult vaata, kas kodulehel on olemas metakirjeldused. Kõige lihtsam asi, tõmbad ühe laienduse endale sinna Google Chrome'i peale, on Ahrefs extension, pane see peale, lase see kodulehel üle, et need on need lihtsamad asjad, siis sa näed ära, et kas sinu kodulehe lehel on üldse olemas tiitlid ja kas seal on kirjeldus, mida see koduleht teeb. Minu arust see on kõige lihtsam. Okay. Väga äge. Ja kus inimesed sinuga siis ühendust saavad võtta, kust nad sinu tegemistega kursis saavad olla ja nii edasi? Meil on toimuvad veebiseminarid, meil on Facebooki leht Karowood Facebook ja karoveeb.ee on meie ettevõtte koduleht. Et siis saab minuga tasuta nõu pidada, et mul on sellised nagu 30 minutit on tasuta kodulehe teemaline konsultatsioon. Saab üldse ühendust võtta, et alusta lihtsate sammudega. Kui sul isegi ei ole nagu täit selgust, milline see koduleht peab olema, siis tegelikult me aitame selles protsessis ka. See ei ole päris niimoodi, et ma tahan kodulehte ja siis ma teen mingi hinna, on ju. Et enne hinna tegemist me küsime tegelikult väga olulisi küsimusi. Ja kui sa ise ei tea, siis võtta ühendust, aitame välja selgitada, mida sul vaja on. Et karoveeb.ee ma panen siia. Jah, see nüüd on Facebookis on seal kirjeldus on olemas, et inimene leiab kohe üles. Koduleht on ka siin olemas, et siit saab vaadata, meil on hinnapaketid väljas, meil on teenused väljas. Meil on ka toimunud veebiseminarid väljas, kus me rääkisime siis ka SEO-st, kodulehest. Et ja nüüd tuleb oktoobri lõpus tuleb ka üks SEO teemaline veebiseminar. Teen natuke reklaami. Jah, anna minna. Aga kui keegi on kuulnud Timo Porvalit, siis turunduslabori eestvedaja, SEO Estonia ettevõtlik mees. Temaga tuleb üks selline 1,5-tunnine vestlus SEO teemadel. Sest ma näen, et see teema tegelikult vajab veelgi lahti selgitamist.
ja jah, võtke minuga ühendust, et see ei maksa midagi, saate oma äri ja asjad liikuma. Väga äge. Isegi kui sul teenus ja toode ei ole veel nagu lõplikult selge valmis, siis tegelikult kodule saab ikka ära teha, et hiljem saad seda kodulehte kogu aeg täiendada, et see on nagu romalinn, mis kunagi valmis ei saa. Sama mu enda kodulehega. Aga me võtame nüüd otsad kokku, et väga äge oli vestelda, sain isegi siit väga huvitavaid mõtteid, loodan, et vaatajad-kuulajad ka, ja julgelt võta Meelisega ühendust, kui koduleht on mingil määral mõttes või soovid selle nähtavust suurendada ja nii edasi. Sulle soovin aga kõrget lendu, ägedat kodulehtede ehitamist ja seal Google'i siis esikohale jõudmist. Jaa, vaikselt liigun juba, olen juba teisel lehel äkki ja et väikse sammudega. Konkurents on kõva, et ega siin tegijaid on palju. Selge, aga tänud tulemast ja kohtumiseni. Tänan kutsumast ja uute kohtumisteni. Tšau!